Siin keset ilusat Kesk-Eesti maastikku peaks asuma üks põnev paik, täpsemalt öeldes prügimägi. 21. sajand on prügimäed kujundunud pisut teiseks, saame näha. Saangi näha, kuidas prügi siia kauaks vedelema ei jää. Ettevõtlikud mehed siin töötlevad kogu rämpsplasti ümber ja valminud toodang rändab enne Rootsigi. Ossamu meie. Et siin me siis näemegi tegelikult selle protsessi algust nii-öelda, et kuidas segaolme, ütleme plastikjäätmest, mis tuleb siis ringlusse võtu kaudu, tuleb nii-öelda siia kohale. Näha on, et siin on kõike praegu hetkel sees, on klaas, topsikuid, pudeleid, on metallkarpe. Seal taga on veel olemas sorteerliin nii-öelda, kus käsitsi sorteeritakse välja metall, võetakse ära klaas, võetakse ära ka tetrapakk nii-öelda ja edasi kõik, mis jääb, on siis kaks osa. Üks osa on see, mis saadetakse edasi põletusse ja teine osa on siis madala kvaliteediline plastikpakend. Mis see võiks olla, on jogurtitopsid, vorstipakid. Et võib-olla siit olekski mõttekas edasi minna, vaadata nii-öelda väetsaplasti poolele, kus selle tooraine ettevalmistus käib, et saada nagu sellest pildist täist pilti, et mis asi juhtub ja sealt edasi, kuidas juba lõpp-profiilid tekivad. Seda, mida me praegu siin põrandal näeme, et seesama materjal liigub läbi purustuse, nii-öelda purusti läbi konveierite asjade vastavasse seadmesse. Kindlasti meil on vaja nagu nii-öelda bakteriaalne osa hävitada või tappa. Ja selleks ongi vastav seade, nii-öelda see suur aglomeraator, mis siis purustab selle materjali veel hästi tihedaks massiks kõige peal ja siis peale seda tekib seal nii-öelda geneetiline kuumus ja selle kuumusega nii-öelda, kui saavutatakse temperatuur circa 160 kraadi, see mass muutub niisuguseks taignaks. Ja kui see tainas on seal sees, vastavalt operaator siis vaatab, millal on õige hetk, siis pritsitatakse sinna peale natukene vett. Kui vesi satub sinna peale, sellele temperatuurile vesi aurustub, aga sellest massist tekibki 10 korda tihedam tükike kohe automaatselt ja siis me oleme saavutanud nii-öelda juba mäotehase jaoks, mis läheb siit otse Rexesti, selle tehase jaoks oleme valmistanud tooraine. Näete siis, kuhu jõuab teie poolt ära visatud joogitopsik. Väheke vaeva, suitsu ja tuld ning tulemus on kotitäis plasthelmeid. Neidki mitte kauaks. Raske pressi all venib sellest lõpuks välja tundmatuseni muutunud toode, mida kõike tänapäeval prügiga ära ei tee. Täna kõige enim levinud on siis nii-öelda punnlaud, mida kasutatakse hobuse kasvatuses ja on hobuse latrite vahel audis. Miks just seal? Sellel on omad eelised, sellepärast, et puidu kasutusaeg on 5–6 aastat, siis tuleb puit jälle välja vahetada, seal see laudis mädaneb ära. Plastik, me teame, et ei ime vett, ei mädane, ei idane. Ja ka sealt tuleb see, et hobused armastavad nagu see puitu närida ja tavaliselt seal on ka teatud määral mürksoolasi, mis hobuse välja tuleb, et ta haigestub enda sooladesse ja loomulikult, kui vaadata seda pinda, siis see pind on hästi siled, on hästi hooldatav, pestav ja samas tema eluiga on kindlasti kordades pikem kui puidu oma. Andrus, see kõlab nagu 21. sajandi muusika, aga kui me nüüd ikka tõele lausa silma vaatame, siis on ju kõike seda võrreldes puidust valmistatuga teha kallim. Jah, see protsess on kulukas, et ta on küllaltki pikk, me nägime, ta algab väetsalt. Kui see projekt 3 aastat tagasi nagu lauale sai võetud ja vaatama hakatud, ega me siis ei mõelnud selle lõpptoote peale niivõrd palju kui just sellest samast, et võib-olla rohelist mõtlemist rohkem, et mitte seda prügi ladustada sinna maapõue ja sellest saaks ju toota asju. Ja see protsess nii-öelda, mis me ka siin nii-öelda välja töötasime koos teatud organisatsioonide rahastusega, meid aitas EAS ja Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas projekti, et tänu sellele ka tegelikult me olemegi jõudnud sinna, et me täna võime väita, et vähemalt Euroopas, kui mitte maailmas, niisugust protsessi muidu ei tunta.